Tema on Ain, Respo Haagised üks asutajatest. Ain ütleb, et Respo lugu algas kohe, kui eraettevõtlus Eestis võimalikuks sai. Uue aja algul oli võimaluste meri põlvini. Kõigest oli puudus, kõike taheti. Ja nii alustaski Ain uue kooperatiiviga. See siin on Haagiste maailm Respo. Tootmispinda kokku 19 300 ruutmeetrit. Asfalteeritud laoplatse kokku 100 000 ruutmeetrit. Aastas läheb välja 16 000 haagist. Ühe targa indiviidina on Ain suutnud firmat tänaseks stabiilselt ülespoole tirida juba 30+ aastat ja sealjuures ilma suuremate ebaõnnestumisteta. Ain arvab, et on oma töötajate silmis olnud õiglane juht, kes püüab probleemidest aru saada. Eelkõige tuleb olla inimene, kes kuulab ja mõtleb kaasa. Arvamusi meeldib talle kuulata ja eriti erinevaid, sest tihtipeale on teisiti arvajal õigus ja see annab asjale hoopis kasu juurde. Otsustada aga meeldib Ainile ise. Ettevõtjana on palju võimalusi, kuidas kiiremini tugevamaks saada. Et ka öösiti rahulikult magada saaks, valis Ain turvalisema tee, kasvades rahulikult ja suurte riskideta ning tänu sellele pole firma mitte ühelgi aastal miinust näinud. Respo, lühendlausest reisimine ja sport, kasv on olnud orgaaniline. Alguses 2-3 inimest, tänaseks juba 160 inimest. Ain Antonsile meeldib plaan. Nii päevaplaan kui ka pikemaajalisem plaan üleüldiselt. Üks plaan on saada Euroopa põhitegijaks Haagiste maailmas. Ainile ei paku niisama istumine mitte midagi, vaid ta tunneb ennast hästi tegutsedes. Alati on tal olemas nimekiri asjadest, mis vajavad ärategemist. Valides vastavalt päevale jõukohase teema, millega tegeleda, peab maksimaalselt süvenema. Ja hästi läheb ainult siis, kui sa teed oma asja südame ja kirega. Aga et see juhtuks, peab olema sul asja vastu ka huvi ja kirg. Ja kui nii on, siis see ihaldatud edu ka tuleb.